miks nad tahavad lahkuda, on 5 sellist suurt küsimust ja kõige esimene, mis ei meeldi Inglismaa elanikudele, on migratsioon. Eelmine aasta esimese kvartaliga migreerus Euroopast Inglismaale 180 000 pagulast. Seda on natuke liiga palju, see oli uus rekord. Ja Inglismaa inimesed lihtsalt ei taha rohkem maksta maksu ja selle pealt toetada neid, kes migreerivad nende riiki, sest nad teavad, et tegelikult need pagulased eriti palju tööd ei tee ja nad lihtsalt loodavad selle peale, et nad saavad mingisuguseid toetusi, istuvad kodus ja nende pealt Inglismaa majandus ei kasva. See on üks selline suur põhjus, miks Angela Merkel suunas lihtsalt need pagulased sinna Inglismaale ja ongi kõik. Nagu me kõik teame, see number 180 000 on ofitsiaalne, aga kui me nüüd Euronewsi või CNN-i vaatame teiega, siis me teame, et olukord on palju hullem kui 180, sest suur hulk pagulasi jõuab Inglismaale mitte väga illegaalselt, kas kuskil peedavad ennast seal ma ei tea, nendes suurtes transportautodes või veel kuskil ja tegelikult see number on palju suurem ja sa oled pagulane siis, kui sa panid oma jala Inglismaa mandri peale, siis sa oled juba Inglismaa pagulane ja Inglismaa peab maksma sulle mingi raha. Seda nad kõik teavad ja seda nad kõik üritavadki teha. Võib-olla te olete näinud ka sellist asju, kus tuli auto koos pagulastega ja Inglismaa politseinikud ei lase neil astuda oma maa peale. Nad võtavad neid sealt spetsiaalsete autodega üles, tõstavad neid õhku ja siis samamoodi transporteerivad neid tagasi Prantsusmaale. Et selline huvitav asi on seal Inglismaal. Nii, järgmine asi, mis ei meeldi Inglismaale on see, et nad mõtlevad, et nad saavad rohkem kaubelda teiste riikidega, siis kui nad on üks suur riik, et nad ei ole seal Euroopa Liiduga seotud. Aga Euroopa Liit arvab, et enamus kontrakte, umbes 80% nad saavad ainult sellepärast, et nad on Euroopa Liidu liige. Ja Inglismaa inimesed arvavad, et seda ei ole nii. Nii et nemad arvavad, et tegelikult nad saavad ise hakkama oma eksporti ja importi hästi sellega hakkama. Nii, järgmine asi on siis reguleerimine. Inglismaa arvab, et nende mõju Euroopa Liidus on päris väike ja kui Euroopa Liit otsustab näiteks midagi teha või kirjutada uue akti mingisuguse või seaduse välja mõtlevad, siis tegelikult suur mängija on seal Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa. Neid kuulatakse, aga Inglismaad keegi ei kuule. Kuulge, te olete ju lihtsalt naabrid seal üle kanali, et üle Gibraltari, et mis te tahate. Et okei, me küll mõtleme teie vastusele ja miks see teile ei meeldi. Aga vaadake, meid mandri peal on 26 riiki. Miks me peame teid kuulama? Muidugi, kui sa oled selline riik ja sul on nii rikas ajalugu, kus sa vallutasid Indiat, Bangladeshi, seal pool Aafrikat oli sinu kolooniad, siis muidugi sa mõtled, et miks nüüd need väiksed riigid, seal Euroopa riigid ei kuula meid. See, kes oli
Londonis see teab, et Buckingham'i Palace'is, seal on selline tänav ja seal on kõik need vallutatud riigid nagu postide peale, et neid on päris mitu tükki ja sealt tegelikult saidki Inglismaa inimesed oma kulda ja saidki rikkaks. Ja neile just nad tahavad, et kui kui te nüüd kirjutate mingisuguse uue seaduse või mingisuguse loote mingi uue akti, siis palun pöörake suur tähelepanu ka meie poole, et meie soovitused peaksid ka arvesse minema, mitte nii, et me lihtsalt sealt kuskilt nurga tagant midagi ütlesime teile vastu ja okei, et sellega jääbki piirama meie siis selline kokkutöö. Nii, nüüd väga suur asi. Euroopa Liidu eelarve liikmete rahaline toetus. Inglismaa iga päev, mõelge selle peale, iga päev maksab 55 miljonit naela selle eest, et ta on Euroopa Liidu liige. Mõelge, kui nad lahkuvad Euroopast, siis need 55 miljonit korda 365 päeva aastas, see kõik, see suur hunnik raha jääb kuhu? Muidugi, loomulikult, see jääb Inglismaale. Ja nad loodavad, et see raha toob neile majanduskasvu, loob uusi töökohti, toob mingisugused innovatsioonid ja nii edasi. Et mina muidugi oleks mingi riik, kes ainult selle eest, et ma olen mingi liige ja maksan Brüsselile 55 miljonit ja see Brüssel mind eriti ei kuule. Muidugi ma oleks samamoodi selle vastu ja ma tahaks lahkuda sellest seltsist. Mille eest ma raiskan oma raha, et ainult sellepärast, et me kõik mõtleme, et maksame seda raha, siis selle pealt kuskil Euroopas saab mingi olukord paraneb. See ei ole nagu eriti hea nagu selline vahetus, et miks nagu see peaks toimuma niimoodi. Pigem jätame need 55 miljonit naela enda riiki ja ma ei tea, teeme seal, loome uusi töökohti, loome seal uusi võimalusi, leiame mingisugust talente, kõike seda saab, et raha on päris suur. Nii, ja nüüd siis edasi. See mõjutamisfaktor on siis kõige see suurem asi, mille pärast toimubki see kogu mäng. Et minu mõte on siis järgmine. Minu mõte on see, Brexiti hääletus tuleb 51 ja kes jäävad ja 49, kes tahavad lahkuda, siis kõik on rõõmsa näoga, aga seal kuskil Brüsselis kohe hakkab toimuma mingi suur kauplemine. Et näete, Inglismaa jäi, aga me tahame saada seda ja seda. Ja nüüd ma arvan, et kõik minu kuulajad natukene valdavad ka seda inglise keelt. Ma soovitan teile netis lugeda Financial Times. Praegult peaaegu iga päev seal kirjutatakse Brexitist ja sellest, milline on see seis iga päev. Kajastavad seda väga hästi. Ja seal nad mainivad alati, millised punktid võivad tulla Inglismaale kasuks ja millised mõtted ja millised punktid mitte kasuks, siis kui see kogu asi seal saab see hääletamine lõpeb. Just täna, mis mina lugesin, oligi 4 uut punkti sellest, miks on halb jääda
Euroopa Liidus. Muidugi, olles Inglismaa ajaleht, otse loomulikult nad ütlesid, et meid ei kuula Saksamaa. See oli number 1 punkt, mis neile ei meeldi. Meid ei kuula Saksamaa ja kuna Saksamaa on Euroopa Liidu selline nagu rong, kes veab kogu seda Euroopa Liidu enda järgi, annab igale poole raha ja töönumbrid on seal päris head ja inflatsioon on palju teine kui teistest riikidest, siis muidugi Inglismaa tahab endale sama staatust nagu ka Saksamaa. Ehk siis Euroopa Liidust tuleks 2 sellist suurt mängijat, et Saksa ja Inglismaa. Ja võib-olla nad saaksid luua mingisuguse, ma ei tea, koalitsiooni või veel midagi sellist. Ja võib-olla siis nad teeksid palju paremini seda koostööd ka. Siis järgmine siis oli see punkt, mis Financial Times tõi välja, on see punkt, kus majandus. Me saame hakkama ilma Euroopa Liiduta. Meil on olemas ajaloolised sidemed Aasiaga, Indiaga, Hiinaga, Ameerikaga otse loomulikult, sest kogu see punt koliski sinna Ameerikasse, Inglismaalt. Nii et nad teavad, et nad saavad hakkama ka ilma Euroopa Liiduta ja neil on väga kõva selline tugi. Aga siin, mille peale ma rõhutaks oma tähelepanu, on see, kui nad lahkuvad näiteks, siis jah, siis tuleb otse loomulikult üks suur pluss neil. Valuuta, mis teeb, kui nad lahkuvad? Muidugi ta läheb nõrgemaks. Ta läheb nõrgemaks. Ja nõrk valuuta meil tähendab üht asja. Ma loodan, et te kõik teate vastust. Kui teie riigil on nõrk valuuta, see tähendab üht asja. Eksport kasvab. Meie kaubad lähevad odavamaks. Ja seega raha tuleb meil riiki. Ja selle rahaga me saame midagi teha, investeerida, ehitada, töötlust arendada. Sellised väga olulised sellised asjad, millega saab just hakkama, kui eksport meil hakkab kasvama. Sest hetkel, mida tegi Euroopa Liit? Euroopa Liit tegi sellist asja. Nad mõtlesid, jah, meie valuuta on kallis, majandus on hetkel halvas olukorras ja Draghi otsustas. Kuulge, aga langetame seda eurot. Miks me peame siin 1.40-ga kauplema? Kaupleme siin 1.10-ga, langetame oma valuuta väärtuse 30% võrraga. Siis mis saame? Me saame seda, et meie ekspordid kasvavad ja me saame rahad, millega saame opereeruda. See on suur eelis meie riigi jaoks. Ja võib-olla seda sama tahavad teha ka Inglismaa elanikud. Või seal need suured ministrid seal, majandusminister, mingisugune peaminister, võib-olla seda nad tahavad. Siin neid küsimärke on päris palju. Neid küsimärke võib-olla isegi ei mahu meil siin kõiki meie sõrmede ja näppude peale. Et arvatavasti neid on seal üle 100 neid küsimärke. Ja mis mina siin teiega räägin, ongi see, ma üritan siin kõike seda lahti seletada.
ja joonistada seda võimalust, kuhu see võiks minna. Ja nüüd, kuna me vaatasime teiega need sündmused, mis on juhtunud pärast neid päevi 18. detsember, 18. veebruar, 15.04, siis kui see referendumi kampaign läks lahti, kõik need huvitavad asjad, siis nüüd pöörame oma tähelepanu järgmisele asjale. Vaatame seda nael-usti graafikut suures alates kuu selleks, et aru saada, kuhu nüüd võiks see asi minna. Kuhu võiks panna stop-lossid, kuhu võiks panna take profit, kaua võiks oodata. Need kõige olulisemad küsimused, mille peale on väga raske kogu aeg vastata, kui te lähete oma tehinguga sisse. Nii, ja mis me hakkame vaatama? Panen graafiku hetkel seisma ja leian seda kuugraafikut siin. Nii, kuugraafik on pandud. Nii, buy on rumors, sell on facts, kuldne reegel. Nii, hetkel on ainult kuulujutud käinud. Nii, vaatame kuugraafikut. Mis siin on toimumas? Siin on toimumas järgmine asi. Nii, seda ka kustutan siin ära. See on see super support resistance zone. Ja, nii, hakkame pihta. Lehman Brothers, kukkumine, masu, langus, siis konsolidatsioon kuni 2014 ja siit hakkas pihta meil järgmine langemisjalg. Hetkel on meil siis käimas suur downtrend. Ja mis me selle downtrendiga sihime, on siis 1.35. Me siin veebruarikuu alguses olime 1.38 peal. See tähendab, me peaaegu tegime uue low siin. Nii, see on väga oluline. Kui me oleme teinud siin peaaegu uue low, siis see tähendab, siin on see viimane toetus selleks, et veel kuidagi moodi seda downtrendi hoida ja siit kuhugi minna ülesse. Aga see on hetke olukorraga, see on täitsa võimatu, see minek siia ülespoole see on nagu võimatu praegu lihtsalt. Nii, see downtrendi selline toetustsoon on meil siis praegult 1.59, see on siin, kust hakkas uus selline langeb laine pihta. Ja kui nüüd vaadata seda lainete teooriaga, see tähendab ühte asja. Siin on alanud suur langus pihta ja otse loomulikult see peab läbi lööma siit sellest 1.35-st. Siit 1, 2, 3, 4 ja siit läheb see viies langus sinna 1.30 peale, 1.1 peale näiteks. No päris nii alla ma vist ei usu, aga ikkagi. Nii, see tähendab ühte asja. Praegult on käimas downtrend ja see on väga oluline, isegi kui uudis tuleb mingi positiivne näiteks naele jaoks. Nii, käimas on downtrend. See on väga võimas, kuna see on käimas kuu graafiku peal. Seda me praegult jätame meelde. Nii, kuu peal, downtrend. Läheme weekly peale. Läheme allapoole natuke. Nii, weekly. Ja weekly graafik meil näitab sellist asja. Hetke olukord on siis selline. Langus, alla, langus. Kogu see, mis ma teen praegu selle ruuduga siit, see on juba need suured kuulujuttude, see on siis suur kuulujuttude mäng hetkel naela. Ja see tegelikult kõik on hetkel korrektsioon sellele langusele siit. Kui me nüüd tõmbame seda Fibot siia peale, naela peal, siis me näeme. Mina sihin siis 1.49, see on siis see koht 50% Fibost, kust võib avada
sellise pikaajalise positsiooni. Aga seda ei saa teha, sellepärast, et kui me näiteks jõuame siia 6. juunil või 10. juunil, siis Brexiti hääletus tuleb ainult 13 päeva hiljem. Ja noh, milleks avada seda positsiooni varem, kui seda on vaja. Nii et okei, siin 2 ilusat sisenemistsooni downtrendi mängimiseks. Aga pidage meeles, kui Brexit ei tule välja ja Inglismaa jääb, siis arvatavasti tuleb pauk ülesse, selline pikk vari tuleb. Ja selle pika varjuga meid tahaks meelitada sisse ostude peale. Ja mis siin võib tulla? Võib olla näiteks selline pauk sellise suure varjaga. Kõik me näeme, et Inglismaa jäi sisse, aga mäletate, mis juhtus euroga? Samamoodi süst, rahasüst, kiire kasv ja samal päeval kohe pärast umbes 5 tunni järgi hakkas see langus pihta. Ja mina kardan seda olukorda, kui Brexit ja kohe väljub Inglismaa, siis kiire langes siis kohe sellest kohast, kohe, näiteks kui see on 23. juuni, siis kohe kiire langus. Kui on mingi 51-49 situatsioon, kus nad jäävad, siis nõksa ülesse üks päev, selline pikk vari. Ja pärast seda see suur downtrend ikkagi läheb edasi allapoole. Ehk mina siin isiklikult seda liikumist ülespoole ma ei näe. See on hetkel nagu suure küsimärgel. Kõik, mis ma näen, on need variandid, mis näitab ka ajalugu. Ma lihtsalt niisama ei hakka siin soovitama, et kuulge, et ei tule siit kasvu. Et lihtsalt ajalooliselt vaadates, kui on mingi trend, mis on suunatud vastu sellele sündmusele, isegi kui sealt tuleb mingi positiivne asi, siis suur trend ikkagi võidab ja ikkagi, nad märgavad seda uudist, aga see on kohe lühiajaline. Et mulle rohkem meeldiks, kui Brexit kohe lahkub Inglismaa ja siis on palju lihtsam meil teiega kaubelda. Me kohe siis võtame positsiooni sisse ja tegelikult suvi on siis meie jaoks tehtud. Milleks kaubelda teiste valuutapaaridega, kui näiteks ajalugu näitab meile, kui nael hakkab kiiresti langema, siis kui te vaatate ajaloolist graafikut, siis näete, kui mingi selline suur sündmus toimub, siis tegelikult 4-5 kuuga toimub suur langus. Okei, ma usun, et kui te avate positsiooni 24. juunil, mitte keegi teist ei hakka istuma ja ootama seal 4-5 kuud. Sest kogu nagu ajalugu näitab, esimese kuuga tegelikult toimub kõige suurem liikumine. See tähendab, et see raha teenimine ongi meie jaoks 24. juuni öö kuni umbes 1. august. Siis üks kuu, ma arvan, iga 11 võib välja istuda ja oodata, kui tema kasum kasvab siin selles positsioonis. Ja võib isegi seda kauplemispüramiidi ka üles ehitada, kui te tahate seda teha. Nii, kõige suurem liikumine siis on 1. kuuga. Ja kui me läheme siit sisse, siis ikkagi ma soovitan teile välja minna mitte varem, kui siis see low, see eelmise languse low. Ehk kui te võtate positsiooni siin sisse, siis palun ärge pange oma trade kinni enne, kui me jõuame siia uuele miinimumile. Ehk 1.38 oli eelmine miinimum, siin 1.38.40, siis palun minge välja mitte varem, kui vähemalt 1.37.50.
et no vähemalt 100 pipsi allapoole sellest eelmisest miinimumist, sellest kohast siin, kohe sellest miinimumist siin, vaadake see, siit. Ärge enne seda välja minge, see tähendab ainult ühte asja, kui te lähete siit sellest heast positsioonist välja, psühholoogia hakkab mängima väga suurt rolli. Te nüüd teist korda juba sinna sisse ei saa minna, siis te mõtlete näiteks, mis teiega võib juhtuda, on see, kus hakkad mõtlema, et okei, ma läksin siin kuskil näiteks välja, näe selle koha peal. Ja noh, langus on juba toimunud päris suur. Nüüd, kui ma jälle sisse lähen, mis mõttega ma siin jälle sisse lähen? Ma loodan, kas ma loodan siin mingisugusel tagasilöögi peale siia või ma ei looda selle peale, et noh, pigem ja parem on siin pärast sellist suurt sündmust ikkagi võtta ühe positsiooni sisse ja sellega istuda siin lõpuni välja. Ja see, kes paneb enne, kui läheme uuele miinimumile, see tähendab seda, et sellel inimesel kannatusega on veel siin tööd on vaja veel päris kõvasti teha. See ei käi nii kauplemine, see ikkagi, kui sul on suur sündmus, siis sa ootad ka seda suurt minekut ja seda kaupledki niimoodi, et lähed seal üleval sisse ja enne, kui sa eelmisest loust läbi ei lähe, sa kinni ei pane. Vot selline on see asi. See on suur reegel. Sa ei hakka tegema sellist jama, nagu enamus teeb. Võtavad positsiooni ilusti näiteks siin sisse, mängib siiamaani, läheb välja ja loodab selle peale, et nüüd graafik teeb tal niimoodi, teeb siis jälle mingisuguse sellist lainelist liikumist ja tema loodab, et ta teab täpselt, et see oli tal miinimum, miks just siis ta läks välja. See on tal maksimum, kus ta jälle saab sisse minna, see on tal jälle mingi miinimum. Ärge siin tehke niimoodi, et siin on üks pikk positsioon. Siin ei ole vaja mitte midagi teist teha. Vaat, kui sa lähed sisse, isegi kui sa lähed hetke hinnaga sisse ja ootad ühe kuu, kas on halb? Vastake endale sellise küsimusele. Kas on halb teenida ühe kuuga 1000 pipsi? Kas on halb? Ei ole. See on väga hea selline pipside korjamine ühe kuuga. 1000 pipsi, see on, kes vahet pole, mis suurusega sa kaupled, sa mitte kunagi ei vaata, palju sa raha oled teeninud kuu peale. Kõik, nagu me teame, mõõdetakse pipsides. Ja mida rohkem pipsi sa korjad kuu jooksul, seda paremini sa kaupled. Ja siin lihtsalt üks trade, üks tehing, kõik. Kes tahab, võib proovida seal midagi veel juurde ehitada, aga üks tehing ja 1000 pipsi, no not bad, minu arvates, no pole paha. Ja see on kindel, see on lihtsalt kindel selline minek. Näiteks võtsid positsiooni sisse, siin 1.47.50, täpselt 1000 pipsi. Võtad positsiooni sisse, stop-lossiga, nii, nüüd on stop-lossi panemine. See on kõige raskem teema, mis üldse võib olla. Take profit, sisenemispunkt on see, siin ei saa olla mitte midagi muud, kuid sa lähed sisse turu hinnaga. Nii, väike viga tuli sisse. Nii, sa lähed siin Brexitil, sa lähed turu hinnaga sisse. Sa ei saa siin kasutada mingisuguseid sellist asja, seda sell limiiti, buy stop või mida iganes, et sell stopi siin ei saa kasutada. Nii, kui näed, arvatavasti 24.06 hommikul, kui tuleb juba exit polls välja, arvatavasti mingi kell 5 hommikul, see tuleb. Ma soovitan lihtsalt see päev, kas mitte magada või siis kell 6 hommikul paned endale
alarmi peale, ärkad ja siis oled juba täitsa valmis, et okei. Nii, läheb üks päev kuus peab lihtsalt ärkama hommikul. Ma saan aru, see on jaanipäeva hommik, aga okei, oleme kained see päev. Sest, ise teate, see päev võib otsustada päris suurt rolli teie rahakoti jaoks. Nii, siis stop-lossiga nüüd, jah, suur küsimus. Stop-loss, mis siin saab teha stop-lossiga? Nii, stop-loss on siis, 1.59 on liiga kõrge. See on mõttetu, see on siis, nagu me teame, reegel on siis selline. Kui sa avad tehingu, siis sa kaotad 1 pipsi ja vähemalt 2,5 pead teenima. 1,2 peale. See on miinimum, mida me peame teenima, kui avame tehingut. Palju parem on muidugi riskfaktor, kus on 1 pips kaotus ja 5 pipsi teenimist. Siin see olukord võib täitsa juhtuda. Miks? Sest kuna eeldame, et ikkagi siin on mängus suur downtrend käimas, eeldame seda, suur downtrend, isegi kui toimub see nõks siin, see väljaminek sinna ülespoole, ikkagi pärast seda asi läheb allapoole. Ja miks ma kogu aeg räägin, et see peab allapoole minema? Peaks näitas meile seda, et lühiajaline nõks ülesse ja siis allapoole. Miks veel? Ma arvan, et kõik teie olete näinud, mis juhtus maikuus non-farmide peal. Ja mina kauplesin just pro-koolitusel grupiga ja mis me tegime? Meie tehing oli euro-dollari peal. Ja see oli täitsa uskumatu. Samamoodi me kauplesime ja oli selline olukord. See non-farmide uudis ja siin H1 võtan lahti, jätan seisma graafikut ja siin näete, mul isegi see tehing on üleval siin. Meie tehing grupiga. Non-farmi number oli halb. See tähendab ühte asja. Dollar peaks langema, aga enne seda meil oli juba alanud see uus downtrend. Siin euro peal ma loodan, et septembris on juba suhe dollariga 1-1 peal. Trend vähemalt hakkas sinna pihta, kogu see jama korrektsioon, mis siin kestis pool aastat, see on vist ära lõppenud. Ja siit juba 1.16.32 pealt hakkas see suur võimas downtrend pihta. Hetkel on siis arvatavasti siin käimas väike korrektsioon pärast eelmist load. Siin 1.11 siin hakkas siis väike korrektsioon pihta. Aga vaadake, mis me tegime. Kogu kari, see lambakari, need väiksed kauplejad, kuidas neid õpetatakse? Kui on halb number non-farmide pealt, siis mis sa teed? Müü dollarit, osta eurot. Mis me tegime? Näete, selle uudise tipp on 1.14.80 ja mis me tegime? Nii kui tuli reaktsioon ja hind kasvas ülesse, selle tipu pealt, mis me tegime? Me tegime kõik vastupidi. Me vaatasime, et kogu trend on suunatud allapoole ja tegelikult see uudis omab lühiajalist sellist infot. Pärast seda kogu downtrend peab jätkama ja meie siit vajutasime sell nupu peale. Ja see oli vist kõige parem tehing see aasta üldse mul ja minu grupil. Täitsa tipu pealt. See on uskumatu. Teate, kui te lähete sisse tehingusse ja ei kaota sealt mitte ühtegi punkti juurde, vaid ainult see spreed, mis on olemas kõik. Ja vaata, kus me panime kinni. Panime täitsa me tegime lühiajalist tehingut. Ainult pool tundi see kestis, aga te näete, me võtsime rohkem kui 80% sellest liikumisest. Kogu liikumine oli
okei, 79 pipsi, me võtsime 72, 95% peaaegu võetud liikumist. See on väga hea selline tehing. Ja nüüd lähme tagasi selle naela juurde. Siin samamoodi, miks ma räägin just sellest asjast, et tuleb löök ülesse ja mis iganes see pikk vari tuleb, igalt maksimumilt, sellest maksimumist, mis mina teen ja teile soovitan ka, kuna ajalugu näitab, kui on downtrend käimas, siis igalt maksimumilt ikkagi me teeme seda me teeme müüki praegu. Me ei vaata siin seda liikumist üles, me siin mitte kuidagi moodi ei saa vaadata, kuna ajalugu meil mitte ühelgi graafikul ei näita, et on toimunud midagi teistpidi. Kui tõenäosusteooria on 100% see, et nõks üles ja siis allapoole, siis miks mina pean nüüd just tegema teistpidi? Ei ole asjal mõtet. Ma pigem teen nii, nagu seda näitavad mulle graafikud, nii nagu nad on seda teinud kogu aeg. Nii, stop loss. Nii, ma arvan, et igal juhul tehakse seda nõksu siia ülesse. No ilma selleta ei saa lihtsalt. Nad peavad tegema niimoodi, et väiksed mängijad tahaksid siin osta. No teistpidi lihtsalt ei saa. Muidu on igav market makerid. Nad peavad midagi tegema selleks, et see väike kari jookseks ostude sisse ja siis tulevad suured rahad, mis ütlevad, kuulge, aga see hääletus ei oma mitte mingisugust asja. Trend on see, mis on ja trend peab jätkuma. Nii et, mis mina pakun, on natukene riskantne trade, kus sa avad tehingu 24.06, kus sa avad seda tehingu 24.06 ja esimene päev või esimesed tunnid, kui näiteks kui see pikk vari hakkab sinna üles tekkima, siis stop loss esimese 5 tunniga sa välja ei pane. Ei pane stop lossi siis, kui sa lähed tehingusse sisse. Sest ma ei tea, palju see vari tuleb. Ajalugu näitab, et kui on selline sündmus, nagu seal euro peal oli see vari 120 pipsi, siin see pikk vari üles võib olla näiteks 200 pipsi. Lihtsalt ma vaatan jällegi ajaloo peale ja otsustan ära. Kui ta hakkab kiiresti kasvama, ma annan sellele liikumisele üles kasvata sellest stardipunktist näiteks 1.46.80, nagu see hind on praegult, annan sellele hinnale kasvata kuskil veel 150 pipsi. Ja siis ma lähen sisse. Ja näiteks, kui hetke hind on 1.46.80 ja see asi kasvab meil 150 pipsi, siis on 1.46.80 pluss 150, see võrdub siis 1.48.30. 1.48.30 pealt ma lähen sisse. Take on mul siin allpool. See on siis miinimum, mille peale ma loodan siis 1.37.50. Aga sellest numbrist 1.37.50 kuni eelmise low'ni, kuni selle miinimumini on siin jäänud 250 pipsi. Kui ma juba nii palju istun välja ja olen juba siin 1.37.50 peal, täitsa otse loomulikult seal selles kohas 1.37.50 ja 1.35, siin on lihtsalt õhk.
see tähendab, see langus siit siia toimub päris kiiresti. Siis miks mitte oodata ja tegelikult minna välja täitsa uuel miinimumil, näiteks 1.33 või 1.30. Miks mitte teha niimoodi? Okei, see võtab natsa rohkem aega, aga need on peaaegu 90% tõenäosusega kindlad pipsid, mida me võime jällegi teiega kätte saada. See on meie teiega pipsid, meie teiega raha. Vot selline olukord. Nii. Ja nüüd suurem take profit stop lossi juurde ikkagi. Pole seda välja pannud. Nii. Kuna ma ei pane seda välja, siis mis ma teen? Lähen siin sisse 1.48.30 ja stop lossiga. Nii, Fibo näitab meil näiteks 1.51.20. Okei, siia ei pane. Mina lihtsalt võtan siin niimoodi. Ma loodan, et see minu tehing on riskifaktoriga 1.3-le, 1.4-le. Võtan sellest keskmise 1.3 poole peale. 1.3 poole peale. Võtan selle keskmise. Nüüd, kui ma tahan teenida siit 1000 pipsi, siis lahutan seda 3,5-ga, saan siit 300, jah, natsa vähem, 290 pipsi. Siis see tähendab, minu stop loss on siis 1.48.30 pluss 300 pipsi. See võrdub 1.51.30. Niimoodi. Stop loss on suur, take profit on samuti suur, aga asi on seda väärt. Siin teistpidi lihtsalt tehingut välja panna ei saa. Te ei saa siin panna stop lossi 50-70 pipsi. See kõikumine siin tuleb nii suur ja need 50-70 pipsi, seda keegi ei märka lihtsalt. Teie tehing läheb nii kiiresti kinni, et te ei märkagi seda. Te ütlete, ohoh, et nii kiiresti läks kinni, et miks see? Sellepärast teie stop loss on liiga lühike sellise sündmuse jaoks. See sündmus on liiga oluline väikse stop lossi välja panemisele. Ja teine olukord, okei, sa soovitad meile siin mingisuguse 300 pipsilise stop lossi, et mees, millest sa räägid. Aga te peate nüüd arvestama ka sellega, kui ma soovitan teile sellise suure stop lossi, siis ka tehingu suurus sellel asjal on ka väiksem. Näiteks te kauplete alati näiteks 0,1 lotiga. Ja kui ma nüüd teile soovitan siin 300-list stop lossi, siis te peate aru saama, te ei saa jällegi panna 0,1 lotilise tehingu välja. See tehing peab olema teil väiksem. Näiteks teie keskmine stop loss on teie keskmine stop loss on umbes 75 pipsi. No näiteks, lihtsalt võtan näidiseks selle asja välja. Siis keskmine on teil 75 pipsi, siis hetkel te panete välja stop lossi, mis on 4 korda suurem kui teie tavaline stop loss. Mida te peate sel puhul tegema? No loomulikult, teie tehingu suurus peab olema siis ka väiksem. No vähemalt 2 korda näiteks. Siis, kui te kauplete 0,1-ga, siis vähemalt 2 korda vähem, 0,05. Aga ma soovitaks isegi 3 korda vähem panna välja seda tehingut. Kui asi hakkab langema, siis otse loomulikult hakkate tööd tegema stop lossiga, hakkate seda allapoole tõmbama ja teete tööd sellega, siis avate natuke, võib-olla saate juurde avada midagi ja lõpuks teil tuleb selline, ma ei tea, kes kuidas kaupleb, aga näiteks 3-5 tehingut kokku tuleb ja siis, mis tuleb, siis te teenite mitte 1000 pipsi, siis teil tuleb palju rohkem pipse kokku. Ma arvan, et kokku võib tulla ka 2500 pipsi ja see on kõik
tulemas arvatavasti esimese kuuga ehk kuni augusti algus. Vot selline peab olema teie lähenemine sellele Brexiti uudisele. Et mina siin tegin teile väikseid soovitusi ja võib-olla saite natuke targemaks, aga see on vähemalt minu selline plaan ja ma loodan, et igaühel teist on olemas ka selline, teil on olemas kauplemisplaan alati ja teil on alati olemas ka selline, teil on olemas oma kauplemisstrateegia. Ilma selleta, ilma kauplemisplaanita ja ilma kauplemisstrateegiat te eriti palju ei suuda. Et lihtsalt seal näpuga näidates, et kuule mees, davai, teeme tehingut. Ei, nii ei saa. Et peab ikkagi olema kauplemisplaan. Mina joonistasin teile praegu selle kauplemisplaani välja. Ja see ongi minu plaan, kuidas mina hakkan seda asja tegema. Ja minu strateegia ongi siis selline, et kuidas ma hakkan tegema. Ma arvatavasti hakkan avama siin natuke rohkem neid tehinguid. Üks läheb ülevalt, siis veel, siis arvatavasti siin kuskil 1.40 pealt läheb viimane tehing sisse ja seal kuskil allpool ma hakkan neid kõiki tehinguid kinni panema. Selline on see asi. Nii, turuhinnaga me läheme sisse, teistpidi siin ei saa. Nii, nüüd, mis siis veel? Midagi tarka ikkagi tuleb. Ja siis ma vaatan, mul on natuke aega. Ma loodan, et võib-olla ma siin teen esimest korda seda webinari. Ma vajutan siin, ma proovin vaadata siin, aga kuulaks hea meelega alternatiivseid arvamusi antud osas. Et ma siin, ja ma tahan vastata küsimustele. Nii, kuulajad oma vahel ei saa suhelda. Et kui keegi tahab küsida, et kirjutage, tahaks kellegile vastata ja see on kõigi see küsimus. Et kirjutage nüüd paar küsimust ikkagi, paar-kolm küsimust ma vastaks hea meelega ja siis lõpetaks selle webinari, minu elu esimese webinari ka ära. Praegult võite kirjutada. Nii, Tarmo. Nii. Keegi ei taha teid meelitada GBB uuesti ostma, et siin hetkel ma polegi sellest rääkinud, et nii. Signaale. Signaale ei jagan, sellest te vist teate kõik, kes on pro-koolitusel käinud. Ja selle koolitusega nagu signaale ei jaga, et tulge siin pro-koolitus, meil toimub järgmine siis 6. juuni, et kui tahate, siis tulge sinna ja õppime veel seda kauplemist ja saame targemaks nii. Volatiilsus tuleb päris suur, nagu ma joonistasin praegu graafiku peal. Volatiilsus tuleb mega suur, siin võib tulla üles-alla seda liikumist 200-300 pipsi, isegi rohkem. See, naeljeeni ärge üldse vaadake. Vaadake seda naelusti ja kuna isegi need päevad, mis siin olid, vaadake seda 22. mai oli 300 pipsi. Arvatavasti sellisel juhul võib tulla ka mingi 300-500 pipsi, aga see on juba täitsa uskumatu suur liikumine. Market makerid, inimesed, kes seal suurte rahadega istuvad ja vaatavad ka meie positsiooni, et nad näevad terve maailma turgu ja siis selle pealt ka otsustavad ka, et kuhu see hind võiks minna edasi, et meelitada rohkem ostjaid või neid müüjaid sisse.
ja siis me peame nagu varieeruma, mõtlema selle peale, kas me ostame või müüme. Nii. Siis on vist, ma loodan, et teile meeldis ja järgmise kuulamiseni. Et edu teile tänud, tänud. Ja järgmise kuulamiseni. Head aega teile kõikidele.